Pärnus Pernova loodusmaja troopikatoas on just koorunud ligi 20 eksootilist liblikat. Loodusmaja tellis liblikakookonid Lõuna-Ameerikast, et need kevadeks kooruksid ja lapsed neid vaadata saaksid. Kahjuks on aga loodusmaja suletud ja liblikaid ei saa imetleda keegi. Liblikad pole hommikul just kõige aktiivsemad lendajad, vaid võtavad rahulikult einet, kes ampsab puuvilja, kes leiab endale meelepärase toidu lilleõielt. Et eksootilisi putukaid natuke liikuma ärgitada, tuleb lasta neil käele ronida ja see paistab neile rõõmu pakkuvat. See on esimene kord, kus liblikad loodusmajas ringi lendavad. Loodusmajal õnnestus teoks teha oma ammune unistus, aga liblikaid tellides ei osatud mõistagi ette näha, et maja kinni läheb. Nädalapäevad tagasi saabus meie esimene kookonite karbikene ja tänaseks siis nädal hiljem on meil siin ringi lendamas eksootilisi liike Kesk- ja Lõuna-Ameerikast, et monarhliblikas, morfiid, pääsusaba, et see maailm järjest siin täieneb. No kahju, et keegi ei saa neid näha, sest loodusmaja nagu kõik teised kohad on kinni. Tõsi see on, et ka ajal, kui me seda liblika ideed mõlgutasime ja liblikaid tellima hakkasime, ei teadnud ju ka meie, et maja lukku läheb, et tegelikult oli suur soov siin kevadesse tulles ka külastajatele seda liblikailu näidata, et täna saame me seda nautida ise ja jagame oma digikanalites usinalt seda, mis iga päev siin toimumas on. Sõltuvalt liigist on liblikate eluiga ligi 2 nädalat. Loodusmaja rahvas loodab, et teise saadetisega tulnud kookonitest liblikad nii kiiresti ei kooru ja ehk on neid võimalik näha, kui maja ükskord lahti läheb.